Tere õhtust, head vaatajad! Tänases suures julgeolekudebatis küsin muuhulgas, kas jutud maailmakorra kokkuvarisemisest on ilmselge liialdus. Kuidas Eesti peaks uues julgeolekuolukorras käituma ning kas Euroopa riigid peaksid ikka Venemaaga otse läbirääkimisi pidama? Esimene stuudio alustab. Sellistel ülipõnevatel teemadel me täna stuudios väitleme ja teie ees on Mart Helme Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast. Tere. Mihhail Kõlvart Keskerakonnast. Tere. Urmas Reinsalu Isamaast. Tere õhtust. Jevgeni Ossinovski Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Tervist. Ning koalitsiooni poolt Kalev Stoicescu Eesti 200-st. Tere õhtust. Ning Hanno Pevkur Reformierakonnast. Kaunist talvõhtut. Alustame kõige värskemast, maitse asi, kas torm veeklaasis või uudispomm, aga Euronewsi intervjuust selgub siis, et Läti peaminister ja Eesti president kas kutsuvad üles või nagu seda hiljem üritati pehmendada, soovitavad Euroopat Venemaaga otse läbi rääkima. Hanno, lihtsalt värsked uudised valitsuses, et ega Eesti Venemaa poliitika muutunud ei ole? Vastus on ei ole muutunud. Eesti poliitika on väga selge. Siin ei ole mingit kahtlust. Ja ma vaatasin ka seda Euronewsi intervjuud, mida siis president ütles. Jättes kõrvale need erinevad tõlgendamisvõimalused, et kas ta ütles siis seda, et Euroopa Liidul peab olema üks esindaja läbirääkimiste laua taga, et rahu saavutada või siis minna ja rääkida Venemaaga otse läbi, siis meie seisukoht ei ole kuidagi muutunud. Meie ülesanne on praegu aidata Ukrainat nii palju kui võimalik paremale positsioonile rahu läbirääkimisteks ja toetada rahu läbirääkimistel Ukrainat maksimaalselt, sealhulgas pakkudes Ukrainale julgeoleku garantiisid, nii et Eesti välispoliitika ei ole grammigi muutunud Venemaa suhtes. Jevgeni Ossinovski, kas president lasi selle sõnumiga märklauast mööda või pigem tööõnnetus? Ma arvan, et selle sõnumi enda tähendust võib-olla objektiivsel maastikul ei maksa üle hinnata, aga kindlasti mis on kahetsusväärne, et nii väikeses riigis nagu Eesti, kus julgeolek on eksistentsiaalne küsimus, erinevad võimukeskmed, keda Eesti Vabariigis väga palju ei ole, peaksid siiski kõnelema ühel häälel ja see, et meil on presidendi ja valitsuse vahel nendes küsimustes tegelikult koordineerimatus, on ta siis tulenevalt isikute enda seisukohtadest või millestki muust, siis see on kindlasti suur probleem Eestile, et Eesti väikse riigina meie tugevus seisneb selles, et me suudame rääkida mõistlikku juttu ja me suudame seda rääkida ühisel häälel. Kalev Stoicescu, kas Välisministeeriumi ja presidendi kantselei vahel on siis teie teada mingisugune põhimõtteline vastuolu? Ma ei tea, et vastuolu oleks, aga võib-olla kommunikatsiooni võiks rohkem olla presidendi kantselei poolt, aga ma ütlen, meil on üks välispoliitika ja sellised mõtted ei ole sellega kooskõlas. Minu arvates see ei ole vajalik. Ma ei näe mitte mingisugust põhimõttelist või praktilist kasu, mida me sellest saaksime. Nägime täna telepildis, kes seal istuvad Vene poolelt, GRU kindral Kostjukov. Et kas me tahame, et keegi kõrge, ma ei tea, Kaja Kallas istuks seal kindral Kostjukoviga ajaks juttu või Pealegi seal on ju väga selged kokkulepped laual juba ammu, mille kallal töötatakse USA julgeoleku garantiid Ukrainale ja nii edasi, et me peame nüüd viimasel hetkel hakkama sinna paati hüppama. Et ma ei näe erilist mõtet selle. Ma lihtsalt enne järgmist küsimust tuletan meelde välisminister Tsahkna tsitaati: Kremli ukse taga kraapimas käimine nõrgestab nii Ukraina kui Euroopa positsioone. Urmas Reinsalu, on siis ikkagi mingisugune kass Islandi väljaku ja Kadrioru vahelt läbi jooksnud? Kassid kassideks, aga küsimus on selles, et praegune olukord ei ole aktsepteeritav. Ja seda kahes vaates. Esiteks, peaministrite tasemel peaks Balti riikidel niisuguses elulises küsimuses olema üks vaade. Kui Läti peaministri seisukoht, ükskõik kuidas siis interpreteerida seda, aga selgelt oli erinev võrreldes sellega, mida on ka meie välisministeerium osutanud, on erinev, see ei ole okei. Peaministrid kohtuvad regulaarselt ja minimaalne, mis peaks olema saavutatud ka meie huvides, on see, et Balti riikide julgeoleku käsitlus sellistes küsimustes on samane. Teiseks, see, mis puudutab nüüd presidendi ja ka valitsuse või riigi senise positsiooni lahknemist, see ei ole aktsepteeritav. Sellepärast, et me kaotame oma elulist tõsiselt võetavust.
ongi kogu lugu. Et kui me anname signaale vastakusest, sest panite tähele, mis seal Euronewsis ju selgelt öeldi välja, et on odds, ehk teisisõnu on tülis Eesti president, Eesti valitsus ja ongi erinevad seisukohad, Välisministeeriumi seisukoht kardinaalselt erines presidendi seisukohast. Ma arvan, et see nõrgestab, habrastab meie erikaalu nii kriitilisel, paradigmaatilisel muutuste nihete ajal, kus me praegu asetseme. Järelikult ka valitsusjuht vastutab riigi välispoliitika koordineerimise eest, nii avalikult selle edasiandmise eest, kui ka siseriiklike positsioonide eest. Nii et ma saan aru, et see on kriitika Läti peaministri suunas. Siis tegelikult kommunikatsioon, mis välja tuleb Eesti riigist, ei ole samane ja see on probleem. Mihhail Kõlvart, kas meil on mõtet üldse siin nende väljaütlemiste pealt süüdlasi otsida, et ma saan aru, et osad ütlevad, et presidendil on õigus öelda mis iganes ja mõned ütlevad jälle, et välisminister ei peaks nii kõvasti paugutama? No ma võib-olla tuletaks meelde, et see on ka suuremas osas Euroopa Liidu ametlik seisukoht, et Euroopa peab olema laua taga ja kui Euroopat ignoreeritakse, siis see tähendab, et Euroopa ei ole suures mängus. Ja see ei tähenda, et nüüd läbirääkimised tähendavad, et me midagi lepime kokku. Me siin paar päeva tagasi tähistasime Tartu rahu aastapäeva ja see Tartu rahu oli võimalik ainult tänu sellele, et toimusid läbirääkimised. Küsimus on pigem selles, kas Euroopal on selline esindaja, nagu meil oli kunagi Jan Poska ja kas meil tõepoolest on poliitikud Euroopas, kes võtaksid enda peale sellise koormuse ja kohustuse. Mis on ka tegelikult suuremaks probleemiks, et me järjekordselt näitasime, et suurtes küsimustes julgeolekus erinevad riigi institutsioonid võivad ühe päeva jooksul anda erinevad signaalid. Ja kui selle taustaks on presidendi valimiskampaania, siis tekib küsimus, kas tõepoolest on võimalik, et kellegi jaoks poliitilised sisehuvid on olulisemad kui meie julgeolek ja ka meie imidž, rahvusvaheline imidž. Ja siin tuleb tõdeda, et see ei ole esimene kord, kui välispoliitilised teemad võib siduda presidendi valimiskampaaniaga või antikampaaniaga. Ma lihtsalt tahtsin küsida, et kes see kampaaniat teeb? No täna me näeme, et Välisministeeriumi poolt tuli suuremas plaanis poliitiline sõnum, et presidendi seisukoht ei ole aktsepteeritav. Et see ei ole minu arvates normaalne institutsionaalselt, aga ka välispoliitiliselt. Ja kui selle taga on tõepoolest soov presidendi diskrediteerida presidendi valimiskampaania kontekstis, siis see on topeltprobleem. No, Mart Helme, kas presidendil on õigus minna rahvusvahelise pressi ette intervjuuks ja rääkida juttu, mis ei ole kooskõlas riigi välispoliitikaga? No mul on tunne, et siin ülereageerimine on tulnud eelkõige välisministri poolt. Välisminister minu meelest ei oleks pidanud nii teravalt sõna võtma ja nii hüsteeriliselt sõna otseses mõttes reageerima. President ütles väga selgelt, et see ei tähenda, et me hülgame Ukraina, see ei tähenda seda, et me Ukraina abistamist ei jätka. Kõik need olulised punktid olid tema sõnumis olemas, täpselt nii nagu Läti peaministri sõnumis, aga küsimus oli selles, kas Euroopa peaks olema laua taga. Ja tema seisukoht oli jah, Euroopa peab olema laua taga. Ja mina ütlen seda sama. Euroopa peab olema laua taga. Ja välja on käidud ju see mõte ka Macroni poolt näiteks. Stubi on pakutud siin selleks läbirääkijaks, Mario Draghit on pakutud läbirääkijaks, mitmed nimed on läbi jooksnud. Teema on ju tegelikult üleval. See ei ole ju mingisugune Karise soolo siin. Ja ma tean ka seda, et Karisel on tegelikult üpris häid kontakte Washingtonis. Nii et ma arvan, et ta on sealt poolt küsinud või saanud mingisugust infot, kuidas seal reageeritakse sellele. Ja ma arvan, et sealt on öeldud, et positiivselt reageerime, sest me tahame rahuni jõuda. Nii et minu arvates on siin praegu tolmu üles keerutanud välisminister, kelle sõnakasutus lihtsalt ei ole ausalt öeldes sünnis. Ukse taga kraapimine, keegi ei kraabi ukse taga. Euroopa Liidu liikmesriigid lepivad kokku. Jah, me volitame selle inimese, kellel on rahvusvaheline kogemus, autoriteet ja kõik muu vajalik
neid läbirääkimisi Euroopa Liidu nimel pidama, et me oleksime laua taga, mitte laua peal. Minu arvates see on igati loogiline. Kalev Stoicescu, jah. Jah, tähendab, mis lauast me räägime, mille taga nad peaks Euroopa Liidu esindaja istuma? Kas me räägime kolmepoolsetest läbirääkimistest, kus on USA, Ukraina, Venemaa ja Euroopa Liit oleks siis 4. osapool sellest, või siis me räägime, et on mingisugune laud, kus on siis Venemaa agressorriik ja Euroopa Liit teiselt poolt, nagu võiks seda ka kõigepealt defineerida. Ma arvan, et välisminister, me ei pidanud sekkuma teineteise juttu. Ma vastan, sest et see on väga oluline. Ma ei ole lõpetanud. See on väga oluline, mida Kalev ütles praegu. Üks hetk, Mart. Et välisminister väga vaatselt kommenteeris seda teemat ja selgitas Eesti välispoliitika põhimõtteid. Ja peame meenutama ka seda, et Euroopa on ju üritanud. Kui mitu korda helistas president Macron Putinile sõja esimeste või täiemahulise agressiooni esimestel kuudel 10 kordi, kuhu see on viinud kõik need katsed Venemaaga ausalt läbirääkimisi pidada ja avameelsed mida kuhugi. Ja mina arvan isiklikult ka, et need läbirääkimised, mis praegu Araabia Ühendemiraatides toimuvad, ega neid ei jõua ka mitte kuhugi. Nii, Mardil oli lühike. See on väga oluline, mida Kalev ütles, et missugune formaat see saab olema, kus Euroopa Liidu esindaja läbirääkimisi peab. Kas ainult Venemaaga või kollektiivselt koos ameeriklaste ja ukrainlastega Venemaaga, et see on väga oluline, aga see ei saa enne selguda. Kui Euroopa Liit on vastu selle otsuse, et tal on see esindaja, ma ütleksin ikkagi siin ka seda, et üks probleem, mis on kerkinud, mille tõttu see üldse on päevakorda kerkinud, on see, et Euroopa Liidu tegelik välisesindaja Kaja Kallas on sattunud täielikku isolatsiooni. Temaga ei suhelda ei Washingtonis, temaga ei suhelda ei Moskvas, temaga ei suhelda, võeti lihtsalt delegatsiooni kaasa, kui Ursula von der Leyen sõitis Indiasse. Ta on täielikus isolatsioonis. Euroopa Liidul ei ole seda diplomaati, keda praegu saata, ükskõik kuhu, ükskõik kellega, kes on otsustaja läbirääkimisi pidama. Ja see on probleem. Ja selle probleemi peab Euroopa Liit lahendama. Ja, aga Jevgeni Ossinovski, üks probleem on siiski see, et ka USA ei soovi seda Euroopat seal laua taga näha. No seda jah, et tekiks Euroopa Liidu esindaja nende läbirääkimiste kontekstis, sellesse ma kindlasti ei usu. Aga ma tuleks korra tagasi siiski selle meie siseriikliku probleemi juurde, mis ma arvan siinkohal on olulisem kui arutelu selle üle, et missuguses formaadis neid läbirääkimisi teoreetiliselt siis peetakse. Et saatejuht küsis, et kas presidendil oli õigus seda öelda. Loomulikult oli presidendil õigus seda öelda, aga kõik, milleks meil on õigus, ei pruugi olla õige. Ja ma arvan, et niivõrd fundamentaalsetes välispoliitika küsimustes siiski Eesti riik peab kõnelema ühel häälel. Kui täna näiteks lugeda tänast Alexander Stubbi kõnet Eduskunde ees, kus ta tegelikult väga palju rääkis just nimelt sellest, et kuidas tema, kes on muideks otse valitud, nii et tal on presidendina palju tugevam mandaat, koordineerib oma välispoliitilisi seisukohti kõikide teiste välispoliitika kujundajatega parlamentaarses riigis. Ja tegelikult on ju Eestis ka need formaadid olemas, kas või Riigikaitse Nõukogu ja ma olen tegelikult üllatunud, et siiamaani niivõrd fundamentaalsetes küsimustes ei ole Kadrioru ja Vabariigi valitsuse vahel selget ühist nägemust, et millisel viisil, mis need seisukohad on, see on muidugi teada, aga ka see, et millisel viisil me neid siis välja ütleme või välja ei ütle. Hanno Pevkur, oli see kriitika põhjendatud? No ma alustaks sellest, et tegelikult natukene vist teemad sassi läinud, et tõepoolest, et kui me räägime sellest, et on kellelgi soov alustada läbirääkimisi Venemaa ja Euroopa Liidu vahel või Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, siis siin on väga selge positsioon, siin ei ole kahtlust, et sellel ei ole mingit mõtet. Venemaa on rikkunud rahvusvahelist õigust läbivalt viimase 4 aasta jooksul ja ka varem. Ja praegu on ka selge, et kuigi justkui isegi Ameerika Ühendriikide president saavutas kokkuleppe, et nüüd on rünnakute rahu, siis tegelikult Venemaa rikub seda. Ehk lahutaks nagu selle poole ära, et see Venemaa, Euroopa Liit kahepoolne suhe, et see ei ole laual ega ei tule ka laual. See, mis puudutab nüüd rahvusvahelisi rahuläbirääkimisi praegu siis Ameerika Ühendriikide, Ukraina ja Venemaa vahel, siis kas seal on Euroopa Liit laua taga või Euroopa riikide esindus laua taga, siis siin tõepoolest on tõsi see, et ega ameeriklased väga ei soovi sinna kedagi rohkem juurde saada, aga on ka tõsi see, et Ukrainale julgeoleku garantiisid ei ole võimalik pakkuda ilma Euroopata. Nii et siin on väga palju teemasid, kus Euroopa peab kaasas olema selles protsessis. Me oleme selles protsessis, kui te mäletate, oli see 21 punkti ettepanek ja erinevad ettepanekuid olnud, siis sinna Euroopa tegi omad
selged seisukohad ja need seisukohad ukrainlaste poolt said ka sisse viidud sinna paljuski. Nii et siin tuleb nagu ära lahutada see, et mida teeb Euroopa selleks, et Ukraina saaks püsiva ja õiglase rahu ja mida siis tehakse suhetes Venemaaga. Venemaa ei ole kuidagi saanud legitiimseks partneriks. Venemaa ei saa ka selleks, nii et seetõttu ma ütlen, et võib-olla tasuks, ma siiski soovitaks selles nii-öelda viimaste tundide emotsioonide rägastikus võtta korraks hoog maha, küsida ka vabariigi presidendilt otse, et mida ta mõtles, kas ta mõtles seda, et tema arusaamine on, et Euroopa peaks olema seal rahu läbirääkimiste juures ja ma eeldan, et vabariigi president ei mõelnud seda, et tekib Euroopa Liidu Venemaa kahepoolne dialoog. Seda ei teki. No, ma olen ühte selgitavat teksti näinud, seal oli pigem jutt protsessist ja soov natukene nagu pehmendada seda väljaütlemist. Aga Urmas Reinsalu, enne kui me läheme suure globaalse debatiga edasi, ikkagi veel kord selle siseriikliku teema nagu kokkusõlmimiseks. Et mis nüüd siis on, et lihtne soovitus oleks, et helistage Kadriorgu ja leppige kokku või? Ma arvan, et Eesti Vabariigi välispoliitikas, see ei ole tegelikult esmane kord, mida siin ka varem viidati. Et me näeme seda, et kommunikeeritakse äärmiselt sensitiivsetes küsimustes rahvusvaheliselt välja radikaalselt erinevaid positsioone. Seda loevad ja vaatlevad meie liitlased, seda vaatlevad ka meie strateegilised vastased. Et see küsimus, et härra Pevkur soovitab siin võtta aeg maha, aga maailma rahvusvaheline meedia, kui me vaatame neid uudised, EU Observer, nõnda edasi, seal on öeldud esimesena, Eesti on ühinenud nende riikide grupiga, kes leiab, et aeg, nagu ka president Macroni ettepanek oli, on alustada tegelikult diplomaatilist dialoogi Venemaaga. Eesti Vabariik on see riikliku ühikuna käsitletav. Keegi ei tegele rahvusvahelises keskkonnas nende visiitkaartide või ametinimetuste eraldi võetuna uurimisega. Nii et see on selge etteheide presidendile Urmas Reinsalu. See on etteheide poliitilisele juhtimisele välispoliitikas. Ja tõesti, ma olen rääkinud ka praegu Eesti diplomaatidega, nad on nentinud. Kui on kehv poliitika sisepoliitilistes küsimustes erinevates sektorites, siis oleks ka kummaline eeldada, et see kandub, on ka siis samamoodi välispoliitikas, see kvaliteet võiks olla oluliselt Urmas, aga presidendil on mingisugune müstiline välispoliitika. Vaadake, Eesti Vabariigil on välispoliitika. Elulistes välispoliitika küsimustes peab olema meie minimaalne kvaliteeditase, et me suudame, riigi poliitiline juhtkond suudab seda kommunikeerida ühiselt ja selle eest vastutab poliitiliselt riigi sise- ja välispoliitika eest vastutuskandev peaminister, Vabariigi valitsus vastutab selle eest. Ja meie teine samm on selline, et meiega samameelsed, meie regiooni liitlasriigid kannavad, me esindame ühte seisukoht. Isegi kui mingis seisukohas me peaksime ratsionaalseks pärast arutelu. Kuidas me Läti peaministri ümber veename? Aga see on diplomaatilise ülesande püstitus, et tuleb seda anda oma sõnum edasi ja küsimus on selles, et kui meil on praegu üllatusena tuleb see, et tegelikult, et kas loeti valesti või mitte, siis ma ei tea, kas selles osas on tegelikult kommunikatsioon nõrk olnud või me ütleme, et Läti peaministrist saime valesti aru, Eesti presidendist saime valesti aru ja siin on poleemika kerkinud esile, ma panin tähele ka mõned tunnid tagasi Leedus, kus siis on Leedu peaminister süüdistas ka Leedust nimetatud Euroopa Komisjoni voliniku, kes samuti mõned nädalad tagasi absoluutselt. Aga see ei ole, ma arvan, mõistlik. Ma tahan veel arvamusi, Mihhail Kõlvart. Ja, no esiteks vaenlasest kunagi ei saa legitiimne partner. Seda ei ole võimalik juriidiliselt saavutada, aga ausalt öeldes ka puht füüsiliselt. Siin oli jutt Soomest, aga ka Soome andis signaali, et varem või hiljem see dialoog tekib. Aga dialoog või läbirääkimised ei tähenda, et me aksepteerime agressiooni. Küsimus on selles, mis on need vahendeid, mida saab ja tuleb rakendada rahu saavutamiseks ja mis on Euroopa Liidu roll. Kas me lihtsalt oleme pealtvaataja rollis, vaatamata sellele, et 4 aasta jooksul Euroopa Liit ja liikmesriigid toetasid Ukrainat 200 miljardi ulatuses, sealhulgas ka Eesti maksumaksja annetas, toetas summas 1,1 miljard. Kas meil on sõnaõigus või ei ole? Ma arvan, et meil on ja see on ka kohustus, et see sõnaõigus Euroopal oleks. Nüüd üks väga tehniline aspekt, aga minu arvates väga loogiline. Et isegi kui me lähtume sellest, et presidendi seisukoht ja avaldus ei ole või ei olnud kooskõlas meie välispoliitilisministeerium võtavad sõna meedias. Et see on probleem ja kui seda juba tehakse, siis on selge poliitiline, sisepoliitiline kontekst. Ja see on topeltprobleem. Mart Helme. No, ikka tükk aega tagasi, aga siiski töötanud välisministeeriumis ei ole võimalik, et ei kooskõlastatud omavahel Lätiga
ja Eesti ei kooskõlastanud, et kui minnakse pressikonverentsile, mis on meie sõnum. Meil pidid olema diplomaadid, kes sellega tegelesid, nii meie välisministeeriumis kui Läti välisministeeriumis. No see, et niimoodi presidendile peale lennati, no täiesti ebatsensuurselt peaaegu, no see on ausalt öeldes sisepoliitiline show presidendi diskrediteerimiseks ja see on inetu. Ja see tekitabki selle dissonantsi meie ühises välispoliitikas. Ja lõpetuseks ütlen ka seda, et väide, et Venemaa peab jääma isolatsiooni, ei kanna ju absoluutselt. Venemaa ei ole ju isolatsioonis. Ameeriklased räägivad, britid räägivad, tegelikult ju räägivad. Putin oli just Indias, Putin oli just Hiinas. Kus see isolatsioon on? Euroopa peab olema laua taga ja kui ta ei ole nõus mingisugustel efemeersetel põhjustel, et Venemaa peab jääma isolatsiooni, siis Euroopa jääb sellest mängust kõrvale. Ja nii lihtsalt on. Aga see ei tähenda Ukraina reetmist, kullamehed. See ei tähenda Ukraina reetmist. Ja 2 repliiki ja siis mul on teema laiemaks tõmbamise plaan. Pevkur kõigepealt. Ja, et kõigepealt no tundubki, et ma saan aru, et Reinsalul eelkõige, aga Mart, et tõmbatakse see nii-öelda segadus laiemaks, et tuuakse mängu Kubilius ja veel, et et aasta on valimisteni, Urmas tegi täna avavaugu valimistel, eks, et seda segadust nagu võimalikult palju nagu kütta. Aga veel kord, Eesti välispoliitika ei ole muutunud. Eesti välispoliitika on väga kindel, väga resoluutne, toetab Ukrainat ja selgelt soovib, et Venemaa kui agressor lõpetaks oma tegevuse ja need sanktsioonid, need mõjutusvahendid, mida on kasutatud Venemaa suhtes, oleksid üha karmimad. Teiseks, loomulikult Eesti, Läti, Leedu omavahel koordineerivad sõnumeid. Kolmandaks, Vabariigi presidendiga on suhtlus. Ja veel kord, kindlasti Vabariigi presidendi kantselei ja välisministeerium omavahel on pidevas suhtluses ka selle intervjuu puhul. Aga veel kord, mulle tundub, et me jääme ühe intervjuu taha praegu kinni, mis tegelikult ei peegelda kuidagi Eesti välispoliitikat. Eesti riigi välispoliitika ei ole muutunud Venemaa suhtes, on Ukrainat toetav, on Euroopa Liidu meelne, on lääne suunaline. Ei ole mõtet otsida, et Eesti välispoliitika on selles osas muutunud. Ja veel kord. Keegi seda ei väida ka. No Reinsalu just väitis. Aga ma lihtsalt, et me saaksime nagu aru sellest, et ei ole mõtet otsida asju seal, kus neid ei ole. Välispoliitika ei ole Eestis muutunud. Võib-olla muutub, kui keegi teine tahab valitsusse tulla ja mingisuguse teise suuna võtta. Ma ei tea seda. Kui Reinsalu täpselt 2 lausega hakkama, siis me läheme kohe Stoicesculi sealt. Täpselt 2 lausega. Reinsalu 2 lausega. No see on väljakutse, ma tean. See on Janali. Härra Pevkur, küsimus ei ole välispoliitika muutumises, vaid selles, et me kommunikeerime asju erinevalt ning kui välisminister ütleb, et sisuliselt viidates meie presidendile, et meie riigipea kraabib Moskva ukse taga, siis see on ebanormaalne olukord ja iga normaalne inimene kodanikuna vaatab nõudlikult riigi poliitiliste juhtide poole ja küsib, mis teil seal toimub. See on meie probleem täna. Ja kui me räägime praegu... välispoliitika on järjepidev ja kindel. See ei veena kedagi, sellepärast, et see retoorika on tegelikkuses sõnum, mis läheb välja rahvusvaheliselt, on läinud välja, et meie valitsusel ja riigi peal on põhimõtteliselt kardinaalselt erinev seisukoht. Loe Euroopa ja rahvusvahelisi väljaandeid selles küsimuses. See on meie jaoks probleem. Ja ma ütlen, et Kaja Kallas, kelle puhul ma võiks eeldada, on Reformierakonna endise peaministrina väga objektiivne. On öelnud, ka iseloomustanud praegu välispoliitika käekirja, ma pean tuletama meelde personaalselt, vähe julge ja vähe tõhus. See on tegelikult Euroopa kõrge välisesindaja diagnoos. Meie nii-öelda valitsusjuhi praegu See oli natuke rohkem kui 2 lauset. Kalev. See oli päris mitu lauset, aga Mihhailile jätkuks, et ega probleem ongi Putini Venemaa usaldusväärsusega, mis on ümmargune 0. Me võime pidada läbirääkimisi teoreetiliselt, kuhu me jõuame mingisuguste kokkuleppeid, mis on nende kokkulepete väärtus, mitte midagi. Kuniks see enam ei rahulda ja Venemaa huve, siis need muutuvad täiesti mingisugused paberitükideks, kõik need kokkulepped. See on üks asi, aga nüüd tagasi selle teise teema juurde. Aga ütleme nii, et teise teema juurde tagasi minnes, siis me peame arvestama, et meil on võimude lausprintsiip riigis ja see on põhiseaduses kirjas, Vabariigi presidendi institutsioon on ju lahus täitevvõimust, seadusandlikust võimust ja nii edasi. Ja loomulikult välispoliitika võiks ammugi olla kõigil selge, et me kõik laulame ühest noodist.
ja siis juhtuvad ikka mingid fopaad, on ka varem olnud ja võib-olla juhtub veel, tahaks loota, et mitte, aga vastutuse kannavad ikkagi need, kes selle sõnumi annavad. Nii nagu oli Kasahstanis, tegelikult ju president ise otsustas, kas ta räägib, millest ta räägib, kuidas ta räägib. See on ju tema otsus. Samamoodi käib see peaministri puhul, kui ta esineb näiteks Euroopa Liidu nõukogus või kuskil, eks ole, kuidas ta oma sõnumeid annab. Tema ise ju kannab selle eest vastutuse. Tal antakse nõu rääkida või mitte rääkida midagi, aga lõpliku otsuse teeb ju tema. Samamoodi on välisministriga, samamoodi on ju meie kõigiga, kes kuna kuskile esineme, räägime midagi, mis puudutavad Eesti välispoliitika, igaüks peab tunnetama oma vastutust. Ja... Mul on ettepanek mitte minna Kasahstani, vaid lüüa üks suurem trump lauale. Jevgeni Ossinovski USA käitumine on olnud viimased kuud ettearvamatum kui kunagi varem. Kui raskesse seisu see tegelikult Eesti-suguse riigi välispoliitilised valikud paneb? Valitsenud on tegelikult ju ootuspärane läbu, et siin ma mäletan, kui Trump presidendiks valiti teiseks ajaks, siis oli Eestis mitmeid poliitikuid, kes rääkisid, et küll nüüd hoopis läheb paremaks Eestil, et kuidas Trumpi ajal, esimesel ametiajal olid asjad isegi paremad kui Bideni ajal ja nii edasi. Et eks me nüüd oleme seda näinud. Reinsalu on muidugi üks nendest. Et nüüd me oleme seda reaalsust näinud. Loomulikult see on põhimõtteline muutus, mis oli ennustatav. Ja eks meie ülesanne on selles uues olukorras kohaneda. Küsimus on, millisel viisil. Ma arvan, et Mark Carney poolt väga muidu heas kõnes, mida ta pidas Davosis, on üks viga, mis alahindab seda, kuivõrd suur muutus on toimunud. Ta seal kõnes siis räägib sellest, et kuidas me tükk aega oleme nüüd rahvusvahelist õigust sildina välja pannud, aga me tegelikult oleme teadnud, et ta ei kehti. Ja nüüd on siis aeg tulnud, kus me peaksime tunnistama, et rahvusvahelisel õigusel enam väärtust ei ole. Et ma arvan, et tegelikult rahvusvahelisel õigusel alates teise maailmasõja lõpust oli ja globaalsel korral, mis sellel põhines, oli väga suur väärtus ka Ameerika Ühendriikide jaoks, sest nad nägid oma huvid ja strateegilist täitmist just nimelt rahvusvaheliste institutsioonide kaudu. Ja see on nüüd põhimõtteliselt Trumpi ajal muutunud. Ja ega siin selles mõttes mingit väga suurt ju üllatust ei ole, et meie suur pluss on see, et me oleme Euroopa kontinendil, et meil on tugevad liitlased nii meie regioonis kui ka Euroopa Liidu raamistikus ja see on see, mis Eestit ka edaspidi kaitseb. Selles osas me oleme oluliselt paremas seisus kui näiteks Kagu-Aasia liitlased, kellel tegelikult on ainult separaatsed julgeoleku kokkulepped Ameerika Ühendriikid. Aga Mart Helme, kui Ossinovski ütleb, et ikkagi see õigusruum on olnud rahvusvaheline, mida selle murenemine Eesti jaoks tähendab? No ega ta ainult Eesti jaoks ei tähenda. See tähendab ikkagi rahvusvaheliselt tervikuna. Aga nii anarhiline kui see ka ei tundu, aga rahvusvaheliste suhete realismiteooria ütleb, et rahvusvahelised suhted ongi anarhilised. Nii et anarhiast sünnib alati kord. Ja ega siis rahvusvahelised suhted ei saa jääda ilma mingite alus- ja põhidokumentideta ega ka mingite konkreetsete liitude ja konkreetsete organisatsioonideta. Me näeme lihtsalt praegu seda, kuidas see vana kord, mis oli paika pandud teise maailmasõja järel ja mis ei pea enam absoluutselt, millel ei ole reaalset katet enam sel määral, nagu see oli kuskil 1945 või isegi 1990. See on paratamatus muutumises. Ja Trump on tegelikult saavutanud ju väga palju. Ta on nii mõnedki Gordioni sõlmed lahti raiunud. Venezuela, Kuuba on järjekorras. Praegu on väga pingeline olukord Iraani ümber, aga ma arvan, et ta lahendab ka selle Iraani küsimuse. Mullade režiim kukub seal, et ta läheb väga süstemaatiliselt edasi ja minu signaalid ja ma värskelt sain täna neid veel lisaks Washingtonist, kus Martin Helme, minu abikaasa, on mitmetel erinevatel üritustel seal. Meile kinnitatakse seal üsna kõrgel tasemel. Teil ei ole põhjust muretseda. Keegi ei kavatse teid Venemaale kinkida ega Venemaale maha müüa. Vastupidi, te olete meile väga oluline piiririik. Nii et ma arvan, et Trump teeb seda, mis oli paratamatu. Lõhub ära selle vana korra ja kas Trump nüüd üles ehitab? Ma arvan, see ülesehitusprotsess saab olema pikem, aga selle asemele kerkib mingi uus tasakaalumehhanism ja ma usun, et me selles tasakaalumehhanismis leiame oma koha. Hanno Pevkur, vähemalt ühes peate te Helmega nüüd nõus olema, sest USA kongress alles äsja eraldas Baltimaadele üle 200 miljoni ja pluss meile veel 10.
no ei ole muidugi Martin Helme see, kes need sõnumid sealt koju toob, et see on Eesti diplomaatide ja Eesti riigi ja valitsuse, erinevatele valitsuste pikaajaline töö. No see ei olnud ka minu väide muidugi. Jah, aga sõltumata sellest, kes on Ameerika Ühendriikide administratsioonis, Eesti huvides on Ameerika Ühendriikidega loomulikult hästi läbi saada. Ta on meie kõige suurem liitlane ja ta selleks jääb, sõjaliselt ka. Ja jätkuvalt on Ameerika Ühendriikidel Euroopas suurusjärgus 90 000 võitlejat ja see kontingendi kohalolu siin Eestis on meile ülioluline. Ja kui ma nüüd lahutangi ära selle poliitilise poole ja sõjalise koostöö, siis seda ma võin küll kõikidele täna õhtul rahulikult kinnitada, et sõjaline koostöö Ameerika Ühendriikidega on jätkuvalt väga hea. See kokkulepe, mis me saime Pentagoniga, et Ameerika liitlasõdurid siia jäävad, oli ülioluline. Täpselt samamoodi juba mainitud Balti julgeolekuinitsiatiiv ja tegelikult seal sees on ju veel väga palju erinevaid koostöökohti, olgu selleks konkreetsed relvahanked, mis me oleme ameeriklastega teinud või nii edasi. Nii et selles mõttes, et veel kord, praktiline koostöö on ülioluline. Ida-Euroopa on mainitud ka kaitsestrateegias. Nii et selles mõttes, loomulikult poliitilisel tasandil on ebamääramatust ülipalju või määramatust on väga palju. Ja sellega me peame lihtsalt kohanema, et igal hommikul võib tulla uus uudis. See ei tähenda seda, et see uus uudis korreleerub kohe ka praktilisse tegevusse. Nii et see, et maailma pilt on muutunud, sellega tuleb arvestada. Ma olen Jevgeniga nõus, et Mark Arni kõne oli tegelikult väga hea tervikuna. Ja isegi me oleme kõik nõus. Mihhail Kõlvart, kas see pidev jutt sellest, kuidas maailm ei ole enam endine, et kas see ka pisut vastutustundetu ei ole, et see on selline isetäituv ennustus, sest kõik saatkonnad kirjutavad memosid ja kui me kõik arvame, et on halvasti, siis ongi halvasti. No see on, mulle tundub selline natuke üldfilosoofiline kui mitte psühholoogiline küsimus. Aga ma alustaks nagu sellest, et kas meeldib Trump kellegile või ei meeldi. Aga nädal aega tagasi NATO peasekretär ütles väga selgelt välja, kui keegi arvab, et Euroopat saab kaitsta ilma USA-ta, siis unustage ära. See ei ole võimalik. See on tänane reaalsus. Ja sellepärast sõltumata sellest, kes ja milline on USA president, tuleb selle riigiga loomulikult head suhted, pehmelt öeldes head suhted säilitada. Kui rääkida maailma korrast, siis tegelikult see just niinimetatud rahvusvaheline õigus oli üles ehitatud tegelikult kahe laagri vastasseisule. Ja siis Ameerikal oli nii ideoloogiline kui ka sõjaline vajadus enda liitlasi maksimaalselt toetada, sest käis mitukümmend aastat ettevalmistus sõjaks Nõukogude Liiduga. Ja see oli see rahvusvaheline õigus. Täna, kui me vaatame, mis on toimunud viimased 30 aastat, siis ei ole midagi uut ju juhtunud. Et Ameerikal on huvid ja kui see huvi on strateegiline või ka äriline, siis Ameerika kaitseb seda erinevat moodi. Seda me nägime nii Iraagis kui ka Lüübias, kas on toimunud midagi muud. Ja lõpetuseks, et kui keegi ütleb, et Ameerika või Trump on ettearvamatu, siis ma arvan, et oleks vaja tutvuda kahe dokumendiga. Üks nendest on Ameerika strateegilise julgeoleku dokument 2025, kus on selgelt välja toodud prioriteedid Euroopa suunas. Ja teine on Monroe doktriin, mida Donald Trump on korduvalt välja toonud ja see ei ole esimene kord, kui see muutub aktuaalseks Ameerikas. Kalev, kas me siiski ei tee ka halva mängu juures nagu sellist head nägu? Ma nüüd ise ka vaidlen iseendaga, et me ei saa ju kuulata lõpmatul hulgal mingisuguseid imelikke väljaütlemisi. Tegelikult mulle on öeldud, seda ütles ka endine USA suursaadik Tallinnas mulle, et ütles Kalev, tead, et mis mulle meeldib ja seda ütlevad paljud ameeriklased ja teised lääne inimesed eestlaste juures on see, et nad räägivad seda, mida nad mõtlevad ja teevad seda, mida nad räägivad. Te olete väga otsekohesed ja nii. Aga rahvusvaheline poliitika on paraku selline, eriti nüüd, et meie välispoliitika peab olema ilmselt nagu nüansseeritum tulevikus. Enne on valitsenud selline huvide ja väärtuste
tasakaal rohkem, kas või näiline. Nüüd, kui loomulikult me oleme ümbritsetud naabritest Euroopas, kellega me mõtleme samadele väärtustele ja ma ei räägi siin Eesti 200 või Reformierakonna liberaalsetest väärtustest, või ma räägin nendest väärtustest, mis on meil mustvalgelt kirjas Eesti põhiseaduses. Neid me kaitseme oma demokraatlikke väärtusi, aga suhetes Trumpi administratsiooniga ja meil on suurepärased suhted, tulevad huvid rohkem esile. Samas nad on meiega. Ma käisin eile peale lõunat Võrumaal, me käisime piiril, vaatasime seda tõkestusjoont, käisime Nursipalus, Camp Redol on üle 500 ameeriklase ja nad teavad väga täpselt, miks nad siin on. Nad on valmis koos Eesti Kaitseväega, Kaitseliiduga ja teiste liitlastega Eestit kaitsma. Nii et selles mõttes ütleksin inimestele, et natuke liiga palju on seda dramatiseeritud. Me räägime vana maailma kokku varisemisest. See on natuke liiga krõbe sõna. Maailm on muutumises, tõepoolest. Ja maailm on kogu aeg muutunud. Võib-olla nüüd muutub natuke kiiremini. Ütleme, Trumpi stiil on selline, mis võib-olla paljusid inimesi häirib, et ta on jõulisem, ütleme, ja ütleb teatud asju välja, aga me ei tohi vastata sellega. Me peame rohkem vaatama mitte ainult neid sõnu, vaid me peame vaatama pigem seda, mis reaalselt toimub või ei toimu. No Urmas Reinsalu, reaalselt toimub see, et Taani sõjaveteranid olid tänavatel, sest terve riik oli surmani solvunud ja tuleb tunnistada, et asja eest. No, meil ei ole mõtet ennast petta, me tajume ise ka siin nendest seisukohtadest, mida on välja öeldud. Kogu Euroopas valitseb intellektuaalne nõutus. Seda ei ole mõtet eitada, on teatud uue paradigma kujunemine ja nii-öelda otsingud selles keskkonnas. Ja nüüd me peame kiretult vaatama iseendale rahvana otsa, mis on ka poliitikute vastutus, nii-öelda sõjaliste nõustajate vastutus, mida me reaalselt peame tegelema oma rahvuslikest huvidest lähtudest. Kiretult, nii-öelda külmavereliselt. Ja siin on esimene küsimus meie uue julgeolekustrateegia formuleerimine kujunenud oludes. See tähendab tegelikult meie vajadus ka kogu Euroopa tasemel ja loomulikult Eestil endal oma konventsionaalsete võimete väljaarendamine, Euroopa konventsionaalsete sõjaliste võimete väljaarendamine, sest eeldus on ikkagi võimaliku sõjalise ohu puhul, me lähtume konventsionaalsest rünnakust, kui me räägime Euroopa kontinendil, ka Venemaa suunalt. Teiseks, mis tähendab Euroopa geopoliitiline ambitsioon, tuleb tunnistada, täna ei vasta sellele majanduslikule suutlikkusele ja ka sõjalisele suutlikkusele. Seda tuleb ausalt tunnistada. Ja see tähendab seda, et ka meie nii-öelda julgeoleku käsitlus, ka energeetikas, tööstuses, maailma konkurentsivõimes peab seda hõlmama. Mis tähendab seda, et küsimused, mis puudutavad ka energeetikat, ka rohepööret, tuleb asetada teisele järjekohale. Meie eluline huvi peab olema julgeolekuline, see peab defineerima ka globaalset majanduskonkurentsi, kus me praegu asendame maailmas. Ja kolmandaks, mul oli nädalavahetusel, olime me Euroopa Rahvapartei valitsusjuhtidega, oli 2 päeva oli arutelusid, väga tõsised arutelusid. Ja üks asi on nüüd see retoorilised poosid, mida võetakse, Euroopa liidid võtavad ja ka siin Eestis on, mis on arusaadavalt inimestest tekitab nõutust ju see Trumpi nii-öelda niisugune retoorika Euroopa riikide rahvaste suunal, mis on nagu meile arusaadavalt tekitab vastumeelsus. Aga sõnum on väga lihtne. Ameerika Ühendriikidele praeguses olukorras meil ei ole alternatiivi. Selle peame selgelt aru anda, mis puudutab Euroopa kaitsestrateegilist tähendust. Mis tähendab seda, et koostöö Ameerika Ühendriikidega sellesse, eriti meie idatiiva riigina, peame maksimaalselt panustada. See on meie eluline julgeoleku huvi. Hanno Pevkur, vajame me järjekordset 500 leheküljelist dokumenti? 10 leheküljeline, aga see tähendab baaspoliitikate ka korrigeerida. Aitäh! Kumb siis nüüd? Urmase teooriatunnile nüüd natukene praktikat ka, mis me tegelikult teeme. Ja tegelikult me teemegi seda, mida me peame tegema. Esiteks, me suurendame enda julgeolekut, me oleme otsustanud 5% tõsta kaitsekulud, meil on olemas selge plaan nii 4 aastaks kui ka 10 aastaks. Homme me arutame 10 aasta plaani siseministriga ja siis tutvustame ka riigikaitsekomisjonile. Aga ärme päris siseriiki lähe. Aga lihtsalt ütle, mis on vaja teha. Esiteks, sa pead ise olema tugev ja see on see sama 5%. Teiseks, on selgelt aru saada, et Ameerika Ühendriigid soovivad rohkem kahepoolseid suhteid ja vähem Ameerika Ühendriigid Euroopa Liidu suhet. Järelikult meie ülesanne on näidata, mida me teeme ja see annab meile ka tagasi selle, et Ameerika sõdurid jäid siia ja see annab meile tagasi selle, et tõepoolest siin oli ka enne öeldud, et me oleme
Washingtonis heas hinnas. Kolmandaks, Euroopa tervikuna tõepoolest võtab jalgu kõhu alt välja, aga võtab veel liiga aeglaselt. Üks hea näide on Saksamaa, kes teeb seda päris hästi, on jõudnud 40 miljardilise kaitsekulu pealt kohe paari aasta pärast 100 miljardilise kaitsekulu juurde. Kas see on piisav? Ei, see ei ole. Aga sellepärast me Ankaras juba sellel suvel arutamegi vahekokkuvõtet, kuhu me oleme jõudnud selle 5%-ga. Ja 5% täna teeb Eesti, Läti, Leedu, Lätil küll napilt alla, Poola ja siis hakkavad tulema juba väiksemad numbrid. Aga selge on see, et Euroopa peab rohkem tegema. Ei ole kahtlust. Ja viimane märkus lihtsalt on see, et Ameerika Ühendriikide puhul veel kord. Ameerika Ühendriikide jaoks siiski on Euroopa täpselt sama vajalik, kui Euroopa jaoks on Ameerika Ühendriigid. Ameeriklastel on siin võitlejad, ameeriklastel on siin globaalseteks huvideks baasid. Muuhulgas Eesti on ülioluline, sest et geopoliitiliselt me lihtsalt oleme nii olulise koha peal. Ja seetõttu tegelikult need huvid tuleb kõik kokku mängida ja kindlasti see julgeolekustrateegiat 500 lehekülge pole vaja, aga iga riik peab... 10 võite kirjutada. Küsimus ei ole veel kord, me kirjutame seda. Julgeolekupoliitika alused jõuavad parlamenti ja riigikaitse arengukava 10 aastaks aga kas see on suur väärtus, kui me saavutame siin konsensuse poliitilises ruumis? Ja 10 lehekülge tuleb. Ma ei seda alahinda. Nii, julgeolekupoliitika alused. Ja ma tahan natuke seda fookust laiendada. Trump teeb täpselt nii, nagu Martin Helme on öelnud. Provotseeri, eskaleeri, improviseeri. Ja ta on saavutanud praegu selle, et Euroopas võetakse tõsiselt kogu seda kaitsepoliitika teemat ja panustatakse sellesse ja saadakse aru, et me oleme nüüd vältimatult selles olukorras, kus me peame ise hakkama saama palju rohkem, aga kui siiani, ja küll siis ameeriklased ka ütlevad, et tublid poisid ja me teid päris maha ei jäta. Aga siin on veel üks moment, millele Trump on ka selle sama provotseeri, eskaleeri, improviseeri loosungiga tähelepanu pööranud. See on see, et Euroopa peab lõpetama deindustrialiseerimise. Euroopa peab lõpetama selle rohepoliitika, mis deindustrialiseerib ja hävitab tegelikult selle potentsiaali, mis Euroopal võiks olla oma kaitsetööstuse ülesehitamiseks. Ja see saab olema nüüd tegelikult üks osa sellest kultuurisõjast, mis meil ikkagi tegelikult käib ka Ameerika ja Euroopa vahel. Ja ma usun, et Euroopa pikka mööda annab järele, sest ega siin tal valiku võimalusi ei ole, aga see võtab natuke aega. Nii et siin ei ole ainult selles, et me panustame nii palju. Kaitsetööstuse ülesehitamine, see ei ole nipust lasta. Kui me vaatame teise maailmasõja eelselt, siis sakslased hakkasid oma tankiarmeesid arendama juba 20. aastatel traktorite ehitamise nime all. Täpselt sama tol ajal rahvusvahelises isolatsioonis olev Nõukogude Liit. Traktorite nime all hakati arendama tanke. Võttis 10 aastat enne, kui tulid lahinguvõimelised tankid. Täpselt sama on ka tänasel päeval. Kui meil Hiina ja Ameerika on elektroonika ja IT valdkonnas know-how ja inseneride rohkuse ja koolitamise tasemega peajagu eespool, siis Euroopa peab siin panustama, vastasel korral ta lihtsalt ei... Ja mul on palve, kõned natukene lühemaks. Kalev kõigepealt. Ja paar repliiki. Selles mõttes USA ei kao siit Euroopast mitte kuhugi, ütleme nii. Ja need muutused ja need trendid ei tekinud teps mitte Trumpiga, isegi tema esimese presidendi ametisolekuga, vaid juba Barack Obama ajal, kui tekkis see Pivot to Asia ja Obama juba teatas, et nende huvi on siis Vaikse ookeani, India ookeani piirkonnale suunatud, nad näevad Hiinas peamist ohtu ja see on nagu ühendate anumate seadus, tähendab selge see, et USA-l ei jätku nii palju jõudu globaalselt seista üksi nii Hiinale vastu selles piirkonnas kui ka Venemaale ja see on loomulik, et kui nad viivad sinna rohkem ressursse, et siis nad peavad vähendama oma panuse Euroopas, mida siis eurooplased ise peavad kompenseerima ja veel rohkemgi panustama. Ja seda me ju teemegi. Ja kõik need jutud mingisugusest müstilisest Euroopa armeest, kas seda on vaja või ei ole vaja, meil on NATO olemas. Juhtimistruktuurid, plaanid, kõik asjad on olemas ja jõud. Teeme koostööd edaspidi ameeriklastega, aga panustame ise rohkem ja Euroopa riigid ju, nagu Hannoga ütles, et ju kasvatavad sõjalist musklit. Isegi kui me vaatame Balti ja Põhjala riike, 8 riiki, pluss veel Poola siia juurde ainuüksi. Paneme kokku, mis meil on olemas maavägedena, õhuväed, mereväed ja nii edasi. Paneme siia Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia juurde. 2 viimast on ju veel siis tuumariigid ja USA veel kord. Nad ei kaosid, nad pakuvad jätkuvalt Euroopale kriitilise tähtsusega sõjalisi võimeid alates kosmosest ja
me oleme ka tulevikus hästi otse kui eelneva jutu jätkuks, Jevgeni, ma viskan veel ühe palli õhku. Mitmed mõtlejad Euroopas räägivad tugevamast Euroopast, ühinenud Euroopast ja nad meelega ei kasuta väljendit föderatsioon, sest see on nagu selline ära lörtsitud mõte. Et mis mõtteid teis idee tekitab? Noh, ära lörtsitud on üks küsimus, teine küsimus on see, et praegu Euroopa suuremaks integratsiooniks on üsna habras hetk, vaadates erinevate Euroopa riikide sisepoliitilisi protsesse ja selle mõju tegelikult Euroopa Liidu otsustusprotsessidele. Nii et see, millisel viisil need muutused nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt muudavad Euroopa Liidu toimimist, see on veel omaette laiem teema, aga paar kommentaari. Ma arvan, et üks suurim väärarusaam on see, et Euroopa liikmesriigid on hakanud kasvatama kaitsekulusid sellepärast, et Trump on seda hakanud nõudma. Tegelikult on hakanud Euroopa riigid kasvatama kaitsekulusid sellepärast, et nad saavad aru, et aina tõenäolisemalt tuleb arvestada riskistsenaariumiga, et Euroopat tuleb üksinda hakata kaitsma. Ja väga õigesti teevad, et nad selle järelduse teevad, et me kõik investeerime sinna rohkem. Loomulikult Ameerika Ühendriikidega nii palju kui võimalik tuleb neid suhteid arendada. Trumpiga on nad kindlasti keerulisemad kui tema järeltulijatega tõenäoliselt. Aga see, et kunagi ei tea. Aga see, et Euroopa Liit peab olema võimeline ennast ise kaitsma, on selge ja see, et me oleme võimelised 450 miljoni inimesega kõige jõukam majandusliit maailmas. Loomulikult me oleme võimelised ennast kaitsma ja selleks tulebki teha seda, millest Hanno rääkis ja mida erinevad Euroopa riigid erineva kiirusega ka siiski teevad. Nüüd viimane mõte on see, et me peame aru saama, et mis siis katki on täpselt läinud. Et katki on läinud see, et Ameerika enam ei ole tingimusteta rahvusvahelise õiguse maailmakorra liider, aga see tähendas, et rahvusvahelisel õigusel olev süsteem tervikuna on kokku kukkunud. Et seda ta ei ole ja ma arvan, et Euroopa peab seda jätkuvasti edasi ajama, sealhulgas ka Eesti, sest küsimus ei ole mitte selles, et me oleksime kuidagi usuksime rahvusvahelisse õigusesse sellepärast, et me arvame, et see on iseenesest parim asi maailmas, vaid sellepärast, et me teame, et see kõige paremal viisil kaitseb meie julgeoleku huvisid. Ja kui asemele tuleb tehinguline siis maailm, kus Eesti peaks hakkama iga riigiga eraldi kokku leppima julgeoleku garantiisid, siis see on Eestile väga halb olukord ja me ei taha seda ja selleks me peame tegelikult ka edaspidi seisma väärtustel põhineva maailmakorra eest ja ma pigem ütleks, et seda on kõige paremini meie regioonis sõnastanud Alexander Stubb, kes on seda nimetanud siis väärtuspõhiseks realismiks, et jah, et me teame, et alati ideaali ei ole, aga me siiski põhistame oma tegevust väärtuspõhisel maailmakorral. Mihhail Kõlvart, väärtuspõhiline realism, kuidas tundub? Mõistlik plaan või? Kõlab väga originaalselt, aga suures osas minu arvates sisu tühi. Et loomulikult Euroopal on potentsiaal ennast kaitsta, aga see potentsiaal ei ole veel realiseeritud. Jah, sõjatööstuse kompleks 2024. aastal Euroopas on kasvanud 14% ja Ameerikas ainult 2%, aga samas jätkuvalt Ameerika sõjatööstuse potentsiaal on 2,5 korda suurem kui terve Euroopa potentsiaal. Ja tingitud see on sellega eelkõige ja see muutub, aga see võtab aega ja me peame sellega arvestama, et meil on vaja seda aega selleks, et potentsiaali kasvatada ja selleks, et see aeg oleks meie jaoks enam-vähem turvaline, siis meil on vaja teha koostööd nagu Ameerikaga. See on väga lihtne valem. Aga nüüd ma tuleks tagasi selle julgeoleku strateegilise dokumendi juurde tagasi ja tooks välja need olulised Ameerika jaoks punktid, mis on selles dokumendis välja toodud. Ja esimene nendest on majandusseis, Euroopa majandusseis. 35 aastat tagasi Euroopa osakaal maailma SKT-s oli 25%, ehk siis neljandik. Täna on ainult 14%. Ehk siis majandusseis, mis peaks olema aluseks ka julgeolekuks, täna ei ole see, mis annaks meile pikaajalist garantiid, et me suudaksime panustada selles mahus, mida tegelikult oleks vaja. Te lähete juba pika kaarega, et kas enne majanduskorda ja siis julgeolekut rohkem või? Aga täna me ei saa sellega tegeleda eraldi, sellega tuleb tegeleda paralleelselt, aga pikaajalises perspektiivis me peame aru saama, et kui majandus ei ole korras, siis ei ole ka julgeolekut.
Nüüd oli jutt nagu sellest, et 5% on saavutatud, aga majandus ei kasva viimased 2 aastat. Ehk siis selle protsendiga pole midagi teha, kui majandussisu ei ole. Selge, ärme majanduskasvu lähe. Ja ma tahtsin lihtsalt korrigeerida võib-olla natukene, et Ameerika Ühendriikide julgeolekustrateegia ja ka kaitsestrateegia, mis on järjest nüüd välja tulnud, nende peamine fookus Ameerika Ühendriikide jaoks on Ameerika Ühendriigid ehk nende kodus toimub. Piirijulgeolek, siseturvalisus, kõik see. Teisel kohal on Hiina. Ja 3. kohal nad tõepoolest ütlevad seda, et Euroopa peab endaga ise hakkama saama. Aus tunnistus ja see on see, mida nad räägivad. Nüüd see, mida Euroopa õppima peab ja mida meie oleme juba õppinud, on see, et ise tuleb rohkem teha enda julgeoleku tagamiseks ja teiseks see, et just nimelt, nagu mida Jevgeni ütles, väga õige, meie ei saa kuidagi taganeda sellest, et meil on väärtustel põhinev maailmakord ja liberaaldemokraatlik maailmavaade. Sellepärast, et meie jaoks on kriitiliselt oluline see, et me teeme koostööd Euroopaga ja Euroopa riikidega. See on Põhjala-Balti koostöö, see on Joint Expeditionary Forces ehk ühendekspeditsiooniväed. Need on need koostööformaadid, mis annavad meile selle lisaturvapolstri. Ja loomulikult Ameerika Ühendriigid on meie jaoks jätkuvalt ülioluline partner. Ja ma olen nädala või 6 aja pärast olen Ühendriikides nii Pentagonis kui mujal ja me räägime absoluutselt militaarkoostööst, kuidas meie julgeolekut tugevdada. Aitäh. Veel lisa. Mart Helme, Euroopat on... kiiresti paari repliigiga. Jube kiiresti siis. Ja, aga selles samas dokumendis on välja toodud ka Euroopa sisepoliitiline olukord ja see on markeeritud probleemina, et Euroopa riigid on poliitilises kriisis ja Ameerika näeb selles probleemi. See on välja toodud. Siin me muidugi läheme libedale teele. See on ka tegelikult probleem, et riigipea ütleb teiste riikide kohta, millise poliitika talle meeldib ja milline meeldib. Küsimus ei ole selles, me lihtsalt peame sellega arvestama. Me peame sellega arvestama. Osa poliitikast. Jaa, aga me ei jõua, Mart Helme, Euroopat on järsku veel ikka vara maha kanda. No Euroopa on eksisteerinud ikka 1000 aastaid ja juba antiikajal, nii et selles mõttes ega ta kuskile otseselt ei kao. Aga Euroopa on praegu väga probleemsete selliste valikute ees, sest et see on jumala õige jutt, et raha ei ole. Euroopa riigid, eelkõige suured riigid on võlakriisis. Prantsusmaa on pankrotti minemas, Itaalia on pankrotti minemas, Hispaania on pankrotti minemas. Et selle raha leidmine on problemaatiline. Tasandada sotsiaalkulud ja tagada kõik need kaitsekulud ja infrastruktuuri ülevalhoidmised ja muud asjad. See on väga raske ja keeruline ülesanne, nii et see probleem eksisteerib. Võib öelda, et see ei ole probleem, aga tegelikult see on probleem. Aga on veel üks oluline probleem. Paljudes Euroopa riikides on pikk patsifismi periood võõrutanud inimesed psühholoogiliselt kaitsetahtest. Kui Saksamaal mõnitatakse mundris inimesi tänaval, Bundeswehri liikmeid, sõimatakse sõjarditeks ja fašistideks ja ma ei tea veel kelleks, eks ole. Siis see on ühiskondlik foon, kust välja tulek ei ole jälle nipsu lastes, vaid võtab aega. See tähendab seda, et tuleb hakata inimestele tegema propagandat teistpidi, mitte enam patsifistlikult, vaid seda pidi, et see on meie patriootlik kohus, meie riik ei säili, meie heaolu ei säili ja kõik muu. Meil on ka 10 positiivseid näiteid, kus naeratatakse vormis inimese peale. On, aga arvestame seda, et seal on ikkagi üle 80 miljoni inimese ja seda massi, kes on täiesti teisemeelne, on nii palju ja seda tuleb ümber kasvatada. Ja see ei ole ainult Saksamaa probleem. Nii et siin probleeme Euroopas ei ole mitte ainult sellega, et praegu ei ole piisavalt relvi ja laskemoona. Probleeme on ka rahaga, probleeme on ka arendusega, probleeme on sõjavägede ülesehitamisega, probleeme on psühholoogilise häälestatusega, et me oleme Eestis selles mõttes palju paremas olukorras. Aitäh! Urmas Reinsalu komplimendid ka, te olete hästi kannatlikult nüüd oodanud. Aitäh! Tähendab, Euroopa Rahvapartei valitsusjuhtide nagu koosoleku nädalavahetusel tõesti ei kõlama see seisukoht, me jääme kehtivate aluslepingute juurde, praegu ka julgeoleku vaates. Tõsi, siin on minu jaoks üks põhimõtteline probleem, kui me räägime vajadusest, et Euroopa panustab rohkem kaitsele. Kui me võrdleme nüüd ka seda Euroopa täiendavaid vahendeid, 24 Euroopa Liidu kaitsekulud 350 miljardit, nüüd me räägime ainult 0,2% kasvu, täiesti ebapiisav. Ja meil on praegu, ma vaatan ka valitsuse poliitiline valik, mis on
tegelikkuses puudutab järgmist struktuurfondide raha paigutamist, miljardid eurod, ligi pool rohepöördele. Ma arvan, et meie jaoks ka Euroopa tasemel järgmise finantsperspektiivi puhul on ikkagi ülesande püstitud see, me peame tegelema majanduse konkurentsivõimega ja meil peab olema võimalik aluslepingute formaadis see, et me sõjalisele kaitsele kulutame Euroopa Liidu vahendeid. Sest Euroopa Liidu on just nimelt ressursi võimendaja, mida ta suudab teha ja selles mõttes on väga paradoksaalne, et Ukrainale paneme raha, aga meil, mis on väga õige Euroopa tasemelt, aga samas on keelatud Euroopa Liidul enda relvi soetada Euroopa Liidu eelarvest. See on paradoksaalne minu meelest. Ja nüüd teine küsimus, mis puudutab praktilisi ülesandeid. Meil tuleb kohe televisioon peale. Siis ma ütlen ainult selle peale nõnda, et loomulikult me peame mõtlema oma praktiliste asjade täitmisele. 23 aastal oli juttu sellest, et teeme ühe, eks ole, kaitsetööstuspargi. Katsume selle nüüd ära teha, eks ole. Aitäh. Me oleme Kalevil nüüd lasknud kõige rohkem oodata. Aitäh. Ma tahaks öelda seda, et Euroopal on väga-väga suur majanduslik ja ka sõjaline potentsiaal ja me ei tohiks seda alahinnata ise. Selles mõttes seda on vaja paremini realiseerida kindlasti, aga nii äpud ja võimetud me nüüd ka ei ole Euroopas. Ja ka poliitiliselt tegelikult, kuidas Euroopa reageeris Trumpi retoorikale, mis puudutas Gröönimaad, eks ole, eks see oli natuke pöörane, ütleme niimoodi, see läks isegi Washingtoni lepingu artikkel 1 kaugemale, mis ütleb väga selgelt ÜRO hartale viidates, et liitlased ei tohiks jõudu kasutada omavahel, eks ole, et kui on mingisugust probleemist, tuleb läbi rääkida. Aga ta on taganenud ja tegelikult ma arvan, et Euroopa näitas endast väga heast küljest ja mitte mingisugust NATO kokkuvarisemist sellest ei tulnud, kuigi tundus korraks, et äkki Gröönimaa on see Achilleuse kand hoopis NATO-le, aga see tugevdas meid, ma käitun nüüd diktaatorina, Jevgeni saab hakkama 2 lausega. Ja ma arvan, et üks praktiline asi, mida Euroopa Liit enda tugevdamiseks võiks teha, on tegelikult leppida kokku Suurbritanniaga uus lähenemise kokkuleppe pärast seda, kui nad on Brexitist lahkunud, tulenevalt sellest, et praegune valitsus sooviks lähedasemaid suhteid. Ja ma arvan, et Euroopa võiks üle saada sellest teatud kibestumisest, et näete, läksite ära. Et praegu nii julgeolekupoliitiliselt kui majanduslikult eriti vaadata seda, et Ameerika on ka kaugenenud, Ühendatud Kuningriigist on see strateegiliselt väga tähtis. Aitäh ja 2 lauset, Anna Pevkur. Ja lõpetuseks ainult kõigepealt väike repliik Urmasele, et EPP on Euroopa juhtiv parlamendi jõud ja EPP vedamisel tõsteti kaitsekulud järgmises eelarveaastas vaid 120 miljardini. Räägi oma kolleegidega, tõstke suuremaks, meie toetame. Ja teiseks... Väga oluline. Siin me peame otsima ühisosa, ma arvan, kogu Eesti vaates. Ja ma arvan, et tulebki. Ja nüüd täitsa viimane repliik on see, et veidi rohkem optimismi ja eneseusku Euroopale, meile endale ja sellele, et me saame hakkama. Meil on väga palju inimesi, meil on tugevad majandused Euroopas tervikuna ja tegelikult on see trend, mille me oleme valinud, päris hea. Aitäh selle sisuka vestluse eest. Soovime nii Eestile kui kogu regioonile parimat ja olge tagasi homme. Saatejuht on Mirko Ojakivi. Kohtumiseni.